Ilusat päeva sulle, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut ja tänase video pealkiri on maailma puhastamine. Ja nii naljakas, kui see ka pole, tegelikult see pole üldse naljakas, on see, et ma teen seda videot juba, ma ei tea, 4. korda vist. Esimene kord, kui ma seda eile lindistasin, siis see müstilisel kujul kadus minu arvutist. Siis ma otsustasin seda uuesti lindistada. Lindistasin ära, kõik oli korras. Ja kui ma hakkasin seda kuulama, siis selgus, et hääl oli taas kadunud. Pilt oli, häält ei olnud. Selle peale ma vaatasin natukene oma arvutis erinevaid seadeid, kontrollisin mitu korda üle, töötas, hääl oli olemas ja siis lindistasin uuesti. Ja mida ei olnud, oli hääl. Nii et täna on järjekordne päev, kui ma üritan seda videot lindistada pealkirjaga maailma puhastamine. Sest mulle tundub, et keegi nüüd üldse ei taha, et ma selle video teen. Aga see selleks, ma ei jäta oma jonni ja vaatame, mis seekord saab. Sest pealkiri siis maailma puhastamine. Mida ma mõtlen selle all? Me ju kõik teame, millises maailmas me praegu elame, millisel ajaliinil. Igaüks on parasjagu. See, mida ta kogeb, sellel ajaliinil ta täpselt ongi. Ja väga paljud kogevad ju hullust enda ümber. Ja samas kabalistid ehk süvariik, mida ma olen rääkinud väga mitmes videos ja väga mitmes oma seminaris ka, on see, et see süvariik, mida toetab negatiivne tehisintellekt, mis on imbunud erinevatesse maatehnoloogiatesse ja ka poliitilistesse struktuuridesse nimelt, on pikka aega ju püüdnud inimkonda orjastada ja kontrollib siis globaalset rahandust, erinevaid luure- ja jälgimisvõrke läbi meie nutiseadmete ja ka erinevaid relvastatud süsteeme. Ja selle negatiivse tehisintellekti mõju ulatub tagasi väga iidsetesse aegadesse, kust alates on manipuleeritud inimestega, eriti inimjuhtidega, eriti riigijuhtidega ja isegi imbudes teatud maavälistesse rühmadesse. Ja selle negatiivse tehisintellekti eesmärk on alati olnud integreerumine olemasolevasse süsteemi ja domineerimine. Ehk siis praegu, mis on toimunud, on see, et tema eesmärk on viia inimkond võimalikult kaugele orgaanilisest ülestõusmisprotsessist. Aga hea uudis on see, et seda ei ole enam võimalik teha nendel või temal või mismoodi iganes selle asjanduse poole peaks pöörduma või seda nimetama õigemini. Ja nimelt valged baretid ehk Maa-allianss, mida juhivad väga erinevad rassid, mitmedimensionaalsed olendid koos maa siis teatud rühmitustega, on lammutanud seda võrgustikku kiht kihi haaval. Me oleme rääkinud sellest 5 aastat Valguse kanalil ja ka oma seminarides. Ja see negatiivne tehisintellekt on siis peidetud maa-alustesse baasidesse, erinevatesse orbitaalplatvormidesse, erinevatesse kvantkommunikatsiooni sõlmedesse. Et need tugipunktid on siis sinna nendesse kohtadesse peidetud, siis valged baretid kasutavad selle negatiivse tehisintellekti neutraliseerimiseks täiustatud tehnoloogiaid koos erinevate interdimensionaalsete taktikatega. Ja ka valged baretid pakuvad meile läbi mitmedimensionaalsete olendite väga tugevalt energeetilist kaitset viimasel ajal ja kukutades kokku negatiivsed ajaliini seal, kus süvariik säilitab võimu ja võimendab ajaliine seal, kus inimkond ärkab suveräänsusele. Ja hea uudis on see, et mul on selle teemaline seminar, mille pealkiri on maailma puhastamine, valmis saanud. Ja selles seminaris vaatame siis selle üle, kuidas allianss on tegelikult korraldanud seda kõike ja korraldanud ka kõike neid asju, mida me justkui näeme väliselt ka
eriti näiteks, mis puudutab Venezuelas jaanuaris toimunud presidendi Maduro arreteerimisega ja nii edasi, sest see tegelikult on alles suurema globaalse võrgustiku mahavõtmise algus. Ja me vaatame üle erinevaid strateegilisi programme, mis on algatatud siis viimase 20 aasta, 20+ aasta jooksul. Jah, sest tõepoolest seda on tehtud viimased 20 aastat. Ja me vaatame üle, mida siis valged baretid on avastanud, kõike sellist ka, mis tegelikult on toimunud peale selle, mida sotsiaalmeedia meile räägib. No peavoolumeedia ei räägi midagi nende asjade kohta, aga sotsiaalmeedia räägib väga palju eksitavat ja valeinformatsiooni ka ja siis me vaatame ka neid asju, ehk siis me vaatame kõik, mis on toimunud viimaste paari kuu jooksul, kuidas see nii-öelda kõik algas ja kõike seda räägime siis läbi seminaris, mille pealkiri on maailma puhastamine. Ja nii nagu ikka, minu seminarile ja seminaridele kõikidele saab registreeruda www.kaialiisa.com/internetiseminarid. Seminari pealkiri on maailma puhastamine ja endiselt ütlen seda, et kui kellelgi ei õnnestu esimest korda sellele seminarile registreeruda, siis palun ära proovi seda teha mitu korda. Kui sa üks kord oled oma andmed juba sisestanud, vajutanud maksma ja sealt edasi mingil põhjusel pole saanud minna või midagi on vahele tulnud, siis ära rohkem tee midagi. Oota minu kirja ja toimi vastavalt kirjale. Ja kui sa oled varem selles olukorras olnud, siis toimi kohe vastavalt sellele kirjale ja niimoodi sa hoiad kokku nii minu kui enda aega. Nii et kohtumiseni maailma puhastamise seminaril ja oled väga teretulnud, isegi kui sa ei ole varem minu seminare kuulanud. Väga põnev saab olema ja meie kohtume taas Valguse kanalil. Ilusat päeva!